Oleme jõudnud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia järgmisesse õppehoonesse, mis kunagi kusjuures oli sõjaväekomissariaat ja siit viidi noori mehi otse rongiga sõjaväe. Oi, tere Indrek! Tere Sander! Teeme siin virtuaalsete avatud uste päeva jaoks väikest klipikest ja just hakkasime rääkima muusikamajast ja nii tore, et üks tudeng meil siin trepi peal vastu tuli, et on sul hetk aega meile ehk tutvustada, mis maja see muusikamaja on? Aitäh, et sa mind üles leidsid. Muusikamaja on selline maja, kus elab muusika. Ka sel ajal, kui tegelikult peaks olema kodus, ma näen, et siin täitsa muusika elab, kuulan juba alt natuke helisid ka, et teile see võimalus on siin antud käia harjutamas ülikooli poolt, nagu ma arvan. Õnneks nii on. Meil on loodud eraldi süsteem selle jaoks ja kui sa oled nagu sellest huvitatud, siis ma näitaks sulle seda hea meelega allkorrusel. Aga olgu, lähme! No nii, mis uhkete ekraanidega ruum see siin on? See on meie foonika ruum. See on siis ruum, kus püütakse kinni kogu sealt tulev muusika ja miksitakse ja muditakse seda nõnda, et saaks kas või raadiosse selle saata. Väga kihvt. Ehk siis, kui ma tahaks näiteks täna teha suurt hitti, tulen siia, lähen sinna klaaside taha, mängin sisse ja siin keegi teeb selle nii ilusaks, et see võib homme juba näiteks raadios Star FM kõlada. Põhimõtteliselt küll jah, et kogu see protsess saaks võimalikuks, pead sa olema selle kooli üliõpilane. No nii on, siis tuleb uuesti kooli tulla. Sa rääkisid ka üleval sellest, et teil on süsteem ja lahendus, kuidas sel keerulisel perioodil, kus kohas ei või kokku käia, on võimalik harjutada iseseisvalt ja ka kokku mängida. Ja ansambli tunnid toimuvad täiel võimsusel ja seda süsteemi ma saan sulle tutvustada järgmises ruumis. Aga läksime? Lähme. Nii, siin praegust tundub, et on üks salvestussessioon pooleli. Muidu tavapäraselt ongi see stuudioruum ja ka ühtlasi bändi prooviruum. No, siin on klaver, ma näen mingid võimendid, et siin saab nagu päriselt kokku mängida ja paistab ruum ka päris hästi ehitatud, et üsna sükest heli püüdev. Ja, ruum on hea matt, aga ma pidin sulle näitama seda proovi tegemise võimalust. On ju. Ja see on tegelikult väga lihtne. Meil praegust on tehtud nõnda, et üle maja on siis eraldi ruumidesse paigutatud arvutid koos helikaartiga ja see siis võimaldab teha bändiproove niimoodi, et igaüks on omas ruumis ja üle võrgu siis ühendad ennast serveriga ja saad teha bändiproovi väga edukalt. Kui üle võrgu kas ka niimoodi, et ma olen näiteks oma kodus, mul on arvuti, helikaart ja ärkan üles, olen sisse maganud, nagu kombeks ikka kooli ajal oli ja mul õnnestub jõuda õigeks ajaks just sellepärast, et minu nii-öelda bändi sisenemine toimub minu enda magamistoast. Jah, see on täitsa võimalik. Uskumatu ja mitte mingit viidet ja täitsa saab teha. Jah, väga edukalt saab teha, tõesti. Väga kihvt. Aga ma väga tänan sind selle kiire tutvustuse eest ja võib-olla lõpetuseks, kui me oleme siin ruumis, kus on väga palju pille, ehk sa valid siit ühe enda kõige lemmikuma ja võib-olla teed meile väikse etteaste ka. Siin on valida palju, jah. Trummid, minu lemmikud. Aga valin klaveri. Nii, vaatame, kuidas see kord satub.